Lasteaia asukoht on Hiina linnas ja ilmselt oli see linna esialgne optimistlik plaan, et nad tahavad seda küllaltki trööstitud kanti hea arhitektuuriga kuidagi elustada ja vääristada. Ja ta on pandud tänava piirile. Aga siis, kui me nüüd panime selle lasteaia sinna tänavanurka ära, siis tundus, et on vaja natukene nagu mingit sellist vahemembraani, et ei saa päris nagu avada seda lasteaeda sinna tänavale. Ja siis meile selle pärast me tegime need kolmnurksete akendega seinad ja selle suure piirdaia keskele meil jääb see suur mänguala, mis on lahtine ja selle ümber on siis kiirtena on rühmaruumid ja kõik muud ruumid. Ja koridorist me tegelikult praktiliselt pääsesimegi, et see on meil nagu mängukoridor või selline mängumaa, siis see keskmine ala kõik ühendatud. Kõikides nendes rühmatubades ja ka majas sees olles on pikad vaated nagu maastikule. Ma kujutan ette, et see on nii väsitav, see pikk päev niisuguses suletud ruumis olla üks ja sama seltskond kogu aeg. Nad on küll ju sõbrad ja me mängime koos, aga nagu see tihedalt koos olles ikkagi see on väsitav, et sul on võimalik kas või pilguga kuskile kaugemale minna. Kui me kujutasime ette seda mängukoridori, et mis seal toimuma hakkab, siis tundus, et sinna pole mõtet kokku kuiata mingeid standardseid mänguasju, mida siis tuleb ühest nurgast teise lükata. Et parem olgu seal kohtkindlad elemendid, oma mänguasjadega tulevad sinna juurde ja mängivad nagu õues. Tulid meelde pojakesed, need poriloigud ja siis mingid põõsad ja ka magamisruum olid mõeldud nii, et laieneb päevane tegevus. Tagumistes magamisruumides on mängimise pesad. Sellest plaanilahendusest, mis on väga geomeetriline tegelikult selline, ta on kõik nagu 60-kraadist nurkade all ristuvatest sirgetest ja täpselt samamoodi nagu need väiksed kolmnurksed aknad ja siis see kolmnurkadest lagi, et need on nagu sellest geomeetriast tuletatud. Ja kui me tegime need otsaseinad, mõtlesime välja, siis neid oli lihtsalt kõige mugavam betoonist teha. Kui on betoonist maja, siis peab olema ka sees arusaadav, et on betoonist maja, et mitte me ei krohvi ja ei sidu teda ilmtingimata kõikides nurkades ära. Lotte on nii populaarne tegelane ja Lotte ema ja isa, Põldmäe Ernits, olid väga rõõmsad, et Lotte saab veel ühe väljundi. Nende poolt nagu mingeid takistusi polnud. Meie siis natuke muidugi piirasime, et seda Lottet võib-olla siis nagu igasse rühmatuppa ja igasse kummiku pesemise nurgast ta ka ei sebiks. Siis Lotte on mõnes kohas mängukoridoris näitab ette lastele, et mida seal võib-olla teha saab.